Nii, lugupeetavad komisjoni liikmed, mul on ettepanek sellel töönädalal komisjonis arutada energeetika küsimusi tänasel päeval ja arutada kolmapäeval siis oli Anti Allase ettepanek arutada, eks ole, Auvere õlitehasega seotud. Kuna me kutsusime kolmapäevaks inimest kohale, aga tuli välja, et korruptsioonikomisjon tahab ka sama küsimust arutada, siis on ettepanek ühisistung teha, eks ole, kui oleks nõus. Nii, ja kui selle päevakorraga ollakse nõus, siis ma loeksin päevakorra kinnitatuks. Meil on kohal, on palutud valitsuse kavasid energeetikase seisukohti ETS-süsteemi tuleviku kohta. Ja meil on, me palusime härra minister on kahjuks puhkusel, eks ole. See ei takista meie hoogsat töötempot. Ja meil on kohal siis Kliimaministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler härra Jaanus Uiga, Kliimaministeeriumi rohereformi asekantsler Kristi Klaas, riigikontrolör Janar Holm ja samuti ka Teaduste Akadeemia energeetikakomisjoni esimees akadeemik Jaak Aaviksoo. Tervist kõigile. Ja mul on niisugune ettepanek, et me võib-olla annaksime kõigepealt sõna härra Uigale ja kuulaksime ära siis mis valitsus on otsused langetanud energeetika kohta täiendavalt, nagu avalikkusele on laekunud informatsiooni. Ja siis kuulaksime ka proua Klaasilt siis seisukohti, mis siis valitsuse seisukohad on ETS-süsteemi reformise kohta, sest uksele koputab ka Euroopa Ülemkogu järgmisel nädalal. Ja siis kuulaksime ära ka riigikontrolöri ja härra Aaviksoo vaated ja siis teeksime küsimused ja tähelepanekud. Kui see on vastuvõetav, siis härra Uiga, palun. Ja, tere kõigile ka minu poolt. Olen Jaanus, energeetika ja maavarade asekantsler Kliimaministeeriumis. Väga hea meel on siin olla ja nendel olulistel teemadel ja mulle loomulikult südamelähedastel teemadel vastavalt ametile arutada. Nüüd siis viimasest korrast, kui ma siin käisin, on mõnda aega möödas. Vabariigi valitsus käesoleva aasta alguses energiamajanduse arengukava aastani 2035 ära kinnitas. Sellele eelnes pikk ja põhjalik protsess, mitmeid erinevaid versioone, palju avalikku diskussiooni, mis muutis lõppdokumendi tasakaalustatuks ja rohkem tasakaalu viis lõppdokumendi ja ühiskonna ootustele vastavusse. Energiamajanduse arengukaval on 3 põhilist eesmärki. Loomulikult kõige olulisem on tagada varustuskindlus. Siis on konkurentsivõimeline või taskukohane hind, see sõltub siis mis tarbijagrupist vaadata, ning loomulikult ka siis puhtamale energiatootmisele ja tarbimisele üleminek. Ja need 3 põhieesmärki on läbivalt olnud ka varasemates energiamajanduse arengukavades. Lihtsalt tegevused ja fookused tegevustele on vastavalt sellele ajastule kujunenud. Ja vastavalt plaanile on valitsus tegevustega edasi minemas. Meil nüüd siis eelmine nädal kinnitati või anti Andres Sutile, energeetika ja keskkonnaministrile volitus kuulutada välja taastuvelektri vähempakkumine 1 teravatt-tund mahus, suurendamise võimalusega kuni 2 teravatt-tunnini, kui tuleb piisavalt pakkumisi. Ja tegemist on siis nii energiamajanduse arengukavas kirjeldatud vähempakkumise kui ka juba varasemalt pikalt läbi käinud vähempakkumisega, mis siis valitsuse otsusesse formuleerus. Nagu ka meediast läbi käis, jätkame tööd, siis finantsinstrumendiga me tahame sellistest otsetoetustest ka vähempakkumise põhistest lõpuks väljuda. Täies mahus see ei ole võimalik. Aga siis selle käendusmeetmega, mis on siis see finantsinstrument, meil töö jätkub. Tegemist on keerukama instrumendiga, kui me varem oleme rakendanud ja oleme ka suhelnud siin erinevate rahvusvaheliste finantseerimisasutustega ja neil on seal omajagu küsimusi. Et kindlasti neile see vähempakkumise skeem on tuttavam, aga selle võrra on meil siis võimalik tõestada, et see uus skeem ka töötab. Ja see on mõeldud selliste suuremahuliste investeeringute jaoks ja see tuleb teha igale investeeringule, mis teatud sõela läbib, siis eraldi riigiabiluba on nende jaoks tõenäoliselt vaja. Lisaks käsitles eelmine nädal valitsus ka juhitavaid võimsusi, sest loomulikult me ei ehita oma energiasüsteemi üles ainult tuule, päikeseelektrile ja salvestusele. Need on need elemendid, mis aitavad neid soodsaid tunde rohkemas mahus meile tuua. Juhitav võimsus peab olema tagatud käesoleva aasta
pikk talv, mis tundub, et on nüüdseks õnneks läbi saanud, näitas meile, et me oleme siin Põhjamaa nii hinges kui ka klimaatiliselt, et peavad olema piisavad juhitavad võimsused, olemasolevad juhitavad võimsused, mis baseeruvad valdavalt põlevkivil, enamik neist on vanad, ka see kõige uuem töötas vaheldumisi, nüüd on ta jälle töökorras, oli ka sellel perioodil oli perioode, kus see oli katki, et need põlevkivivõimsused igal juhul kõige vanemat tuleb välja vahetada ja selle jaoks on vaja uusi juhitavaid võimsusi keegi taastuvenergiaga asenda, taastuvenergia aitab meil seda on võimalik rajada võrdlemisi kiiresti ja see aitab meil neid soodsamaid tunde juurde tuua ja vähendada ka siis energeetikasektori keskkonnamõju loomulikult. Ja juhitavate võimsuste vaates üks hange on Eleringil tehtud. See oli eelmisel aastal lõppes, sellele eelnes pikk ettevalmistusperiood. Sellega tuleb juurde uusi gaasijaamu ja ka akusalvestust. Järgmised tegevused uute juhitavate võimsuste hankimiseks on töös. Nendele eelnevad pikad ja komplekssed protsessid, mis sisaldavad ka Euroopa Komisjoniga riigiabiloa läbirääkimisi. Aga need tegevused on juba ka töös ja tahame koos Eleringiga siis turukonsultatsioonidega juba selle aasta esimeses pooles välja tulla, et kõigile oleks selge, mida hangitakse, kas see on parim, mida hankida, pidada need arutelud ära ja seejärel ka siis järgmised hanked välja kuulutada. Tuletan meelde selle sagedusservide hange, mis eelmine aasta lõppes, et see oli üleval üle aasta. Et need on pikad protsessid, millega tuleb arvestada, et see on see meie töö nende protsessidega, neid protsesse arvesse võtta. Nii et lühidalt energiamajandusel, Eesti energiapoliitikal on 3 eesmärki, varustuskindluse tagamine, konkurentsivõimelise ja taskukohase hinna tagamine ning energeetikasektori keskkonnamõju vähendamine ja nendega me järgemööda tööd teeme ja valitsus vastavalt valmimisastmele neid otsuseid vastu võtab ja toome ka Riigikogusse eelnõusid menetlemiseks vastavalt sellele, kuidas need eelnõud valmivad ja need eelnõud Riigikogu menetlust vajavad, et kindlasti on mitmeid energeetikasektori eelnõusid ka praegu menetluses. Aitäh! Aitäh! Nii, ja proua Klaas siis ETS tuleviku kohta, millised on siis valitsuse positsioonid, kui need on kujunenud? Ja aitäh ja suur tänu kutse eest ka, alati suur rõõm siia tulla. Euroopa Liidu tööstuse konkurentsivõime ja puhta tööstuse arendamine on olnud selle Euroopa Komisjoni koosseisu väga selge prioriteet ja konkurentsivõime tõstmiseks on siis erinevate nurkade alt olnud ka neid arutelusid ja erinevaid algatusi Euroopa Liidu tasandil esitatud. Puudutab see nii regulatsioonide lihtsustamist, bürokraatia vähendamist kui ka siis muid instrumente, mis aitaksid just puhastel lahendustel Euroopa Liidu konkurentsivõimet tõsta. Ja üks komponent tõepoolest, millest on viimasel ajal rohkem räägitud, on Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteem ehk ETS ja selle reform. Et selle süsteemi ülevaatamine ei ole üldse ootamatu, see on olnud Euroopa Komisjoni tööprogrammis juba Euroopa Komisjoni selle koosseisu töö algusest peale ja selle aasta suvel siis selle süsteemi ülevaatamine on ette nähtud, mis oligi siis seoses 2040. aasta vahe-eesmärkide seadmisega. Eesti on juba mitmel korral väga selgelt laua taga öelnud, et me toetame seda süsteemi ülevaatamist ja ajakohastamist. Eelkõige siis just sellest vaatest, et parandada süsiniku hinna prognoositavust. Ja just sellest vaatest, et kui me räägime konkurentsivõimest ja ettevõtete võimekusest investeerida, et siis on määrava tähtsusega see, kui investeeringute planeerimisel oleks väga selgelt teada, milline on siis hinnasignaal ja hind siis heitkoguste kauplemissüsteemi ühikutel. Euroopas Ülemkogu kohtub sellel märtsil, 19-20 märts. Samamoodi ka on
Keskkonnanõukogu tulemas ja siis juulis on oodata heitkogustega kauplemissüsteemi direktiivi ülevaatamist. Mida see ülevaatamine nagu peamiselt hõlmab, ma arvan, et peamine fookus saabki olema hindade prognoositavusel, hinnastabiilsusel ja selle kohta kindlasti siis ka Vabariigi Valitsuse ja seisukohad tulevad koostamisele ja mida siis ka Riigikogus on võimalik arutada ja oma seisukoht öelda. Ka siin ma juba praegu lõpetan alustuseks. Aitäh! Kas härra riigikontrolöril ka, osaliste ka kabineti koosolekul, kus need niimoodi siis positsioone kujundati, on tähelepanekuid öelda, arvestades seda, et riigikontroll on ka oma aastaaruannetes põhjalikult energeetika võimalusi, puudusi, vajakajäämisi, väljakutseid käsitlenud? Aitäh! Ei erine ka mina, et ka mul on alati rõõm siin komisjonis olla. Et eelmisel nädalal tegelikult ma sellel valitsuse arutelul ei saanud osaleda, nii et jah, seda arutelu ka seonduvat teadmist ei ole, aga nii palju kui memorandumis, et tõepoolest need otsused, mida ka avalikult välja öeldi valitsuses tehti edasiminekute suhtes ja Riigikontroll ise viimati tegi põhjalikumad auditit 3 tükki aastal 2023 lõpus ja 2024 alguses. Ja teema on selline, nagu tollal sai ka lubatud, et me kavatseme seda vaadata. Me ootasime energiamajanduse arengukava, et me ei satuks olukorda, kus aruannet ja auditit tehes meile öeldakse, et kohe tuleb arengukava, et seal on need vastused olemas, et nüüd on arengukava olemas ja nende kavatsuste pealt meil on plaan siis ka energeetika valdkonda laiemalt vaadata nüüd juba lähiajal selle aasta mõttes, ma mõtlen, alustada, et siis põhjalikumalt sisse vaadata, et siis saab võib-olla auditil põhinevat sellist kogemust tuua, sest et eelmine kord, kui ka lugesin nüüd värskenduseks üle need aruanded, mis me välja tõime, siis läkski nii, nagu me välja tõime, et mitmed mured, mis muuhulgas ka tuuleenergia arendamisega seotud, mis me välja tõime, et need päris nii kiiresti need asjad ei käi, kuigi olid erinevad lahendused välja pakuta, kuidas ka muuhulgas tuuleparke kiiremini teha ja et oluline siis juhitavate võimsustega tegeleda, siis tollal me saime ametliku vastuse, et auditi järeldused ei põhine analüüsile hetkeolukorrale, ega ei ole arvestatud kõiki asjaolusid, aga tuleb välja tegelikult, et see, mis tollal öeldud, on siiani tõsiselt võetav. Nii et üritame samal viisil siis panustada järgmises ringis, kui me selle ette võtame. Aitäh! Ja ma annaksin sõna ka Jaak Aaviksoole tähelepanekuteks, mis puudutavad nii-öelda neid energeetika käsitlust, kui ka siis tegelikult valitsuse positsioone või seisukohti, kui energeetikakomisjon on arutanud Teaduste Akadeemial ka ETS-süsteemi võimaliku nii-öelda muutmise või taju osas, mis võiks Eesti positsioon olla? Et eelmisest kohtumisest on mõni aeg möödas, aga ütleme, et Teaduste Akadeemia asjakohane komisjon nüüd nii päris operatiivselt ei tegele nende küsimustega ja tuleb tõdeda, et see informatsioon, mis ajakirjanduse vahendusel ka valitsuse otsustest on meieni jõudnud, ütleme, olukord on muutusteta. Ehk siis need sammud, mis on astutud siis valitsuse poolt energiapoliitikas, et ütleme, loodame parimat, aga tegelikult nende otsuste aluseks olevad täiendavad arvutused või majandusanalüüsid, mis meie arvates võiksid olla, et neid me näinud ei ole ja ütleme, see niisugune ebakindlus minu arvates nende otsuste praktilise realiseerumise, nii põhimõttelise kui ka ajaskaalas realiseerumise kohta on jätkuvalt õhus ja ma arvan, et isegi sõltumata sellest, mismoodi need arengud edasi lähevad, olgu siis vähempakkumiste või siis ka suuremahuliste investeeringute toetusmeetmete osas, et tegelikult ikkagi tausta arvutused võiksid olla laiemalt kättesaadavad ja need põhistused võiksid olla olemas ja partneritega ka läbi arutatud, et selline sõnum võib olla,
et sellega ei ole kiire, aga ma loodan, et nad kuskil on olemas ja kui neid ei ole, siis võiks partneritega koostöös midagi täiendavalt siiski teha ja ka avalikkusele kättesaadavaks või kui mitte päris kõikidele inimestele maailmas, siis vähemasti huvigruppidele teatavaks teha, et need, kes püüavad kaasa mõelda, saaksid andme- ja tõendipõhiselt analüüsida neid otsuseid või nende otsuste tagamaid. Ja mis puudutab valitsuse seisukohta ETS-i puudutavalt, siis ma saan aru, et valitsus on valmis selles arutelus osalema. Aga missugused on meie valitsuse strateegilisemad seisukohad, lisaks sellele, et ollakse valmis arutama, et see tegelikult päris selge ei ole, et kui kaugele, missuguste ettepanekutega ja kui kaugele me oleme valmis minema nende ettepanekutega toetamisega, mida mõned liikmesriigid on teinud. Et selles osas minul selgust ei ole, et võib-olla ma lihtsalt ei ole teadlik, ma ei tea ka seda, kas need seisukohad, kui nad ülemkogule lähevad, tulevad ju siit ka Euroopa Liidu asjade komisjonist läbi, kas nad on käinud või ei ole, ma kahjuks ei tea. Aitäh! Ja nad peaks tulema siis, ütleme, aga nad ju siis vahetult kinnitatakse, eks ole, aga püüame siis luua veidikene selgust nendes asjades. Et härra Uiga, aitäh ülevaate eest. Mul on küsimus nüüd selle kohta, et ma vaatan riiklik meede strateegiliselt oluliste suurtehingute toetamiseks. Siin on öeldud, et nende suurtehingute all, mida toetada, on meretuulepargid, ma ei tea, kas see on antud nii-öelda numerus klaususena, see loend valitsuse dokumendis, maa-alune pump, hüdroakumulatsioonijaam, meretuulepargid, tuumaelektrijaam. Ja meede peaks avanema 4. kvartalis sellel aastal. See tähendab siis 60 päeva enne valimisi. Nii, aga tood oleks 4. kvartalis avanema. Kirjeldage, milles see meede siis tegelikult seisneb, kuna siin on öeldud, et tootetingimused on olnud, et mida siis tegelikult käändatakse või garanteeritakse ministeeriumi nägemusena, et oletame, et meil on olemas siis meretuuleparkide projekt, oletame, et tema maksumus on, ma ei tea, või investeeringu maht on, eks ole, 2 miljardit eurot näiteks, või miljard eurot, mida siis valitsuse nägemuses, kui juba 4. kvartalis meede avaneb, see tähendab, riik hakkab neid garantiide konkursi, ma saan aru, kuulutab välja, või võtab vastu siis suunatud pakkumisi, kuidas see välja näeb, sest et milles see garantii seisneks siis? Jaa, aitäh küsimuse eest. Seda meedet hakkab haldama EIS, ehk siis ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus, millel siis pärast EAS-i ja KredExi liitmist, et siis see kompetents finantsinstrument riigis asub selles asutuses. Nüüd, mis need detailsed tingimused on, et need tulebki välja töötada, et me oleme teinud erinevaid konsultatsioone, me tahame kaasata ka rahvusvahelist eksperti, kes aitaks seda paremini disainida, aga lühidalt see käendus seda käendatakse siis seda laenu, mida arendaja võtab. Ehk siis sellel laenu andjal tekib kindlus, et laenumaksed saavad tasutud. Nüüd see tähendab, et see väljamakse riigi poolt toimub ainult siis, kui tõesti projekt tulu üldse ei teeni enam. Et siis sellisel juhul, kui laenumaksetega tekib probleem, et siis see käendus rakendub. Tegemist on tavalise käenduse instrumendiga. Aga mu küsimus on, et kas see ole, kuna siin tootetingimused on juba valmis, ütleb see, et EIS on juba vähemalt drafti või projekti on teinud tootetingimustele. Kui te kirjeldate ära, mis seal tootetingimustes on, võtame meretuulepargid, et öeldakse, et hakatakse käendust välja andma meretuuleparkidele. Aasta tagasi valitsus ütles, et meretuulepargid ei ole ärikeskkonnas tasuvad, ja seetõttu oli vaja tagada subsideerimine siis läbi selle jooksva siis, eks ole, makse, mille üle ühiskonnas oli pehmetes poleemika, eks ole. Nüüd, kuidas siis see loogika hakkab olema, et meretuuleparkide projekt 4. kvartalis, nagu nüüd, kui eelmise aasta kevadel oli seisukoht, et see ei ole tasuv, meretuuleparkide projekt ilma siis riigipoolse või ütleme tagatud tulususeta, ütleme nii.
et siis selle projekti puhul, mismoodi see aset leiaks siis, et kui see finantsmeede oleks siis ainult selline, et nii-öelda raha hinda projektile allapoole tuua? Nüüd, et seda detailist vastata, siis peaksin olema laua taga natuke teist kompetentsi kui minul, et energeetikuna ma saan rääkida siin üldistest põhimõtetest, millega me töötame. Loomulikult need rahvusvahelised, ütleme, suurpangad ja investorid, laenuandjad sooviksid CFD-d ehk siis seda hinnavahelepingut, mis on levinud. See Eestis ei tööta. Me oleme seda proovinud, suuremahuline CFD ei tööta, meil oli see meede välja töötatud, sellega me edasi ei lähe ja nüüd me koos EIS-iga loome siis selle käendusinstrumendi, et mis siis töötaks ka teistsugustele projektidele, et need suurprojektide loetelu, mis te välja tõite, et see ongi need suurprojektid, selline miljard pluss investeeringut, millele nad võiks sobida energeetikas, aga see ei tähenda, et Eestis ei ole teisi projekte, millele selline käendusinstrument ei võiks sobida. Ja nüüd, miks need täpsed tingimused, see konkreetne üldised tingimused ongi sellised, et käendatakse mingis mahus laenu, peab olema mingis mahus oma kapitali, et see üldine term sheet võib olemas olla, aga iga projekti jaoks see tulebki teha eraldi, sest iga projekt on seal unikaalne, neil on oma investorid, oma sellised laenupartnerid, et see ongi, kui need on valmis, kui see selline aken tekib, kuhu minna oma projektiga, et siis sealt edasi läheb veel, võib minna päris pikalt enne, kui lõplik otsus tuleb. See sõltub projekti küpsusastmest, et kui kaugel keegi parajasti on, kui kaugel nad on oma läbirääkimistega jõudnud, kas neil on see pakett koos, et see aitab neid projekte, kus siis ütleme siis investeerimise otsus jääbki selle taha, et kas siis laen tuleb liiga kallis või ta ei saa nendel tingimustel laenu või selles mahus ja see käendus aitaks sellest takistusest üle saada. Aga kindlasti ta mis tahes projekti tasuvaks ei muuda. Nii, härra Allas. Aitäh. Et kui te nüüd neid meetmeid välja töötate, et siis äkki selgitate pisut, et kui nüüd me vaatame naabrite juures ja täna hommikulgi vaatasin Nord Poolil, kui palju näiteks Leedust tuleb tuuleenergiat, palju Soomest tuleb, kõikidel päevadel saab seda ju näha, et seal on mingisugused mehhanismid ju rakendatud, et mis on siis Eesti erinevus versus Leeduga ja äkki te selgitate, miks just, et Eestis see lagi põrandsüsteem ei tööta, aga mujal töötab. Äkki väike põhjendus, aitäh. Jaa, loomulikult me vaatame ka väga põhjalikult, mis toimub meil ümbritsevates riikides ja mujal Euroopas. Nüüd, kui me räägime sellistest suuremahulistest hinnavahelepingutest, CFD-dest, siis Leedu just hiljuti tegi enda CFD oksjoni eelmisel aastal ja kuna sinna tuli ainult üks pakkumus, siis nad pidid selle luhtunuks lugema. Ehk siis neil see skeem, mille oli sarnane riigiabiluba kui meil, nendel see skeem ei töötanud, et oleks olnud vaja, ütleme siis veel, ma ei tea, mis neil puudu jäi nendel potentsiaalsetel projekti arendajatel, et tuli ainult üks pakkumine. Soomes mulle teadaolevalt sellist suuremahulist CFD-dega ka Lätis ei ole praegu plaanis ega tegemisel. Ja nüüd, kuidas on tekkinud neile maismaa tuulepargid sellises mahtudes, et Soomes on väga palju olemasolevat tööstust, et seal tehakse ka see tuumajaam, mis neile nüüd valmis, ka see ju ei tehtud toetusskeemiga, vaid tehti siis tarbijate vastu. Et neil on, igal riigil on omad sellised eripärad, mida nad saavad oma tugevustena kasutada, et Eestis sellist tarbijat või ka grupeeritud tarbijaid, kelle vastu teha suuremahulisi investeeringuid, mille tarbimise vastu teha lepinguid, et meil sellist võimalust ei ole. Ja nüüd meie siis valitsus on otsustanud, et me teeme selle käendusmeetme, et need suurinvesteeringud saaks Eestisse ikkagi tulla, kui tingimused on õiged. CFD-ga otsustati mitte edasi minna.
Nii, nüüd on härra Alasel vist täpsustus ja siis on proua Poolamets. Jah, aitäh. Lihtsalt küsingi, et kas siis selle meetme väljatöötamisel, mis on olnud vastavas valdkonnas toimetavate ettevõtete seisukoht, on nad selle heaks kiitnud, et sealt võib ka tulemus tulla. Meie huvi on ju kõigil ikkagi see, et lõpuks elektrit toodetakse ja hinnad tuleks alla, aitäh. Just, me oleme suhelnud nii ettevõtetega kui ka siis rahvusvaheliste finantsasutustega. See tagasiside on olnud eriilmeline, et loomulikult kõik eelistaksid CFD-d. Seda ei ole, või seda hinnavahelepingut. See ei ole laual. Meie töötame selle paketiga, mis meil on laual ja lähme selle meetmega edasi. Et keegi ei ole öelnud, et ärge üldse mitte midagi tehke, aga loomulikult, kui neil oleks valida ja seda valikut ei ole, siis nad eelistaksid hinnavahelepingut. Et see on see tagasiside olnud. Sest see on kõigile tuttav, kõike muud, aga seda me ei tee. Proua Poolamets. Ja aitäh. Te korraga mainisite siin käendusena 1 miljardit ja teadupärast ongi taastuvenergia investeeringud väga kallid ja ka Andres Tureiko on öelnud, et Eesti Energia enam ei investeeri tuuleparkidesse, nad on teinud juba investeeringuid üle 1 miljardi ja need ei ole madala tootmishinna tõttu ennast ära tasunud ja te ka oma ettekandes vihjamisi lõite nagu ka olukorra, et juhul kui need investeeringud lähevad pankrotti, siis Eesti riik peab siis seda laenu käendama. Ja minu küsimus ongi, et kas on mingid laed või piirid, et kui palju siis neid laene Eesti riik suudab käendada või et kui palju on teil kavas neid investeeringuid käendada? Aitäh. Sellist detailsusastet peaks siis ilmselt EIS avama. Seda meede ei ole ju veel käima läinud, et eelarve töötatakse välja selle meetme käigus. Nagu ma ütlesin, ka iga projekt on erinev, ehk siis käendatakse laenu osa, mitte kõike laenu. See sõltub, kui palju laenu siis sellel projektil on. Et EIS-il on piirid, mida ta praegu saab käendada. Ma neid peast ei oska kahjuks öelda. Ja kui on vaja neid suurendada mingi uue meetme jaoks, siis tuleb tulla ja need otsused võtta selle suurendamiseks, kui need otsused niimoodi tehakse. Et kindlasti on mingid piire, mille suurendamiseks peab ka muutma seadust. Ja siis sellisel juhul tuleb tulla Riigikokku. Et aga see sõltub konkreetsest projektist. Härra Uiga, mul on küsimus nagu niisugune, et Tööandjate Keskliit jättis kooskõlastamata energiamajanduse arengukava. Tõi oma ka argumendid ära kirjas seal, mis puudutab tegelikult määramatust ja selgusetust, mis siis tegelikult hakkab juhtuma. Et minu küsimus nüüd on, ja nüüd on meil praegu aastaid, siin on kõva poleemika olnud, siin kriitikud, eksperdid on öelnud nad edasi, ja nüüd on tegelikult see on meil nüüd siis 4. kvartaliks peaks see meede avanema. Ütleme, ma saan aru, valitsuse tööplaanist või sellest memost loen välja. 4. kvartal sellel aastal meede avanema suuremahulistele energiainvesteeringutele. Et see on siis nii tuumajaamale kui ütleme siis meretuuleparkidele. Aga mida valitsus tegelikult ette näeb? Et ütleme, siin on üks küsimus, et energiaportfellis, kas valitsuse kavatsus eesmärk, kas sellest ollakse siis loobutud? Kui me aasta tagasi oli meil olukord, et meretuulepark on üks keskne nii-öelda selgroog meie energiaportfellil, et saavutada siis taastuvenergiapõhine sisetarbimise vajadus. Et kas siis tegelikult soovitakse selle meetmega aasta lõpul rahastada või garanteerida, kas nüüd arendajatele meeldib või mitte, mis see meetme tingimused on, eks see ongi, siis ma saan aru, need on ka siis läbirääkimisküsimus, aga põhimõtteliselt ütleme, et see võõrkapitali hind alla tuua. Et kas siis eesmärk on valitsusel, et meretuulepargid energiaportfellis oleksid esinduslikul kohal ja kui suurt mahtu siis taodeldakse?
Sest küsimus on, üks asi on see, et millised on meetmed, aga teine, millist energiaportfelli me siis soovime tegelikult, eks ole. Et see oligi ENMAK-i puhul Tööandjate Keskliidu põhikriitika, et mis elemente me soovime näha. Et üks asi on turupõhises, see on selge, turupõhises tehakse investeeringuid, aga meil on ka, kuidas see turg siis moodustub valitsuse loogikas. Kas eesmärk on, et meretuulepargid oleksid siis keskne element uuesti täiendava taastuvenergia vajaduse jaoks? See meede on avatud siis kõigile suurprojektidele, loomulikult tuumaenergia puhul oleks, ütleme siis käesoleva aasta 4. kvartal veidi varajane, aga see ei tähenda, et kunagi tulevikus, kui Riigikogu on võtnud vastavad seadused vastu, ei tuldaks sinna taotlema, et see on lõpuks arendaja otsus, et sinna võivad tulla meretuulepargid on ka Eestis oodatud, aga nagu öeldud, siis see meede ei muuda mis tahes projekti tasuvaks või investeeritavaks, et seal peab olema muid elemente juures, arendaja peab olema ka veendunud, et oma toodangu saab piisavalt kõrge hinnaga ära müüa, seal on taga põhjalikud äriplaanid. Kas esimene projekt, mis sellest rahastuse saab, on mõni meretuulepark või vesisalvesti või midagi kolmandat või neljandat, et see siis selgub, kui see meede on käivitunud ja hakkavad need arutelud, et seal selleks, et üldse et see käendusmeede oleks kasutatav, et siis peab olema seal taga põhjalik äriplaan, mis on siis valideeritud nii investorite kui ka finantseerijatega. Aga ma siiski küsin, tulen ta selle tagasi, et ma mõistan seda, et võivad kõik tulla, ütleme, siis ma saan aru, et see on suuremahulises energiaprojektid, siin on 3 tüüpi, võimalik, et midagi veel täiendavalt võib lisaks tulla, aga ja tuumaenergeetika puhul, et küsimus on selles, et kui me räägime nüüd nii-öelda Eesti turg, energiatootmise turg, eks ole, et kas meie energiaturule on vajalik meretuul? Te ütlesite, et võivad tulla, aga küsimus on, mis me tahame, mis on, ütleme, mitte valitsus on poliitiline, ma ei taha teid survestada nagu selles rääkima, aga teie kui ministeeriumi vaade on, et kui miljardeid eurosid ollakse valmis andma karantiina, see tähendab, võetakse ka risk selle eest, et see nii-öelda siis hüpoteetilise või agnostilise tootluse vähenemisel on see muutub riigi probleemiks, garandi probleemiks sellisel juhul, eks ole, kui ma õieti aru saan, on nii. Mis hetkel see vastutus siis tekib, kui see äriplaan, kui me vaatame praegu, see ei ole mitte teoreetiline. Meretuuleparkide puhul, kui me vaatame Ühendkuningriigi ja Põhjamere kaldal projektid, pankroti jooksmised ei ole mingi teooria, eks ole, nad jooks ja ütleme ärilise projektina, eks ole. Et kuidas siis tegelikkuses, kas me soovime seda meretuult ja teiseks, kelle kanda jääb see risk, kui see ei osutu tootluse mõttes siis tasuvaks, riigi kanda või? Kui midagi käendada, siis käendajal loomulikult on riskid ja need riskid tuleb põhjalikult läbi kaaluda. Muidugi tagatis on see tootmisvara ise, mis siis toodab, kui ta valmimise järgselt toodab ju soodsat elektrit. Et loomulikult tal oma eluea jooksul on vaja teatud hinnataset, millega siis tasuvaks saada. Aga see, mis hinnatasetel vaja on, seda peab siis see arendaja ise läbi käima. Et kui nüüd vastate küsimusele, et millist portfelli on Eestile vaja, siis vältimatu vajadus on meil uute juhitavate võimsuste järgi. See on meil vältimatu vajadus. Meil peab olema piisavas mahus, Elering iga-aastaselt uuendab neid arvutusi. Eelmisel aastal jõudis see arvutus arvestades Estlinkide võimalikku ütleme, tihedamat väljasolekut, mis on nagu praktiline elu näitab meil. Arvestades jõuab ta umbes seal 2000 megavatti kanti, 2100 megavatti kanti, millest osa saab ka akudega aastast 2035 ja selle jaoks me peame tööd tegema. Ja nüüd need ülejäänud elemendid on meie tootmisportfelli konkurentsivõimelisemaks muutmiseks ja see sõltub, mis nende tootmise hind on. Päiksepaneelide tootmise omahind, kui nad on püsti, on madal. Me näeme ka, päiksepaistrid tunnid, hind on soodsa. Me peame nende soodsamate tundide arvu maksimeerima. See ei tähenda, et see hind peab olema nullis. Ja ka praegu me näeme ju, et neid nullhindu on meil see aasta vähem olnud. Akudel on oma roll, nad saavad seal erinevate tundide vahel ja erinevate turutasemete peal teenida. Ja maismaa tuulepargid toovad samuti hinda alla. Et sellepärast ka see vähempakkumise otsus on tehtud.
Ja nüüd järgmiste selliste suuremahuste projektide puhul seal sõltub väga palju sellest, et mis on nende äriplaan, kuidas neil numbrid kokku jooksevad, et loomulikult mis tahes sellise kaalutud keskmise tootmise oma hinnaga, millega nad siis nulli või plussi tulevad, et mis tahes hinnaga tootmist Eestisse ei ole vaja. Aga umbes see on see kirjeldus nüüd lühikokkuvõttes. Ma siiski tuleks tagasi, ma olen veidi nõutu. 12 kuud tagasi valitsus oli valmis 2,6 miljardit eurot eraldama meretuuleparkide projektile vältega, et esiteks see on vältimatu meie energiaportfelli jaoks ja teiseks muidu ei ole võimalik äriliselt, kapitalitootluse mõttes siukse projekte teha. Nüüd on selle aasta 4. kvartalis valitsus kavatseb avada meetme, millega ta siis, ma ei taha sõnu suhu panna, aga nende projektide maksumus on miljardites tõesti, kui me võtame, eks ole, et kavatseb planeerida miljardeid eurosid 4. kvartalis avada, anda välja meretuuleparkide projektile, eeldusel, et 12 kuud tagasi oli parim valitsuse oskusteave, et need lähevad muidu pankrotti, kui riik ei hakka täiendavalt subsideerima, kuna vajalik oli tagada see hinnakoridor tulususe jaoks. Et kas siis mingit analüütilist baasi lisaks sellele valitsuskabineti memole, selle koha pealt, et kuskilt ju tuli miljoni euro täpsusega 20 aasta perspektiivis tootluse garanteerimise skeemid tulid ju, ja küllap räägiti ka arendajatega, ma oletan, eks ole, või turuosalistega peeti dialoogi. Et kas praegu sellel osal on turuosalistega dialoogi peetud ja kas mingisugune siis arusaam on olemas, et kas sellele meetmele siis kavatsetakse aplikeeruda ja kui suur mahtu siis energiaportfellist see meede peaks realiseerima, et mingi oletus peab ju olema, et mitte lihtsalt teha meede, et ütleme, ma ei tea, et teeme maa orbitaaljaama, eks ole, et kui keegi tahab teha maa orbitaaljaama, eks ole, paneme 100 miljardit, eks ole, oleme valmis garanteerima, et ja võimalik on ta ka tulusega projekt, ükskõik millised maakera äriprojekte. Et siin on ikkagi ju mingi kavatsusega, et see tegelikult realiseeruks, ma saan aru, muidu seda ei ole mõtet ju teha. See meede ei ole nüüd ühele, teisele või kolmandale projektile suunatud, ja seda meedet saab kasutada ainult see projekt, millel on siis reaalselt valideeritud äriplaan. Et see juba kõik see suhtlus nende investorite ja finantseerijatega kogu selle filtri läbi teeb ja siis on ka näha, kas regionaalsele energiaturule see konkreetne toodang, on ta siis kas siis meretuulest või vesisalvestist või tuumajaamast kunagi tulevikus, kui nii otsustatakse, et kas see mahub ja mis hinnaga see mahub sinna. Nüüd see meede, mis oli eelmisel aastal laual, meretuule vähempakkumine, et ka see oli siis sellise selle meetme eesmärk oli luua tulukindlus, et mitte mingi mitte pankrotti vältimine ega midagi muud, vaid luua tulukindlus, et see investeering tuleks. Et nüüd see käendusmeede on teistsugune lähenemine, et tarbijatelt et tarbijad ei peaks, et tarbijatelt siis küsida vähem raha, et finantseerida neid investeeringute tegemist. Käendusmeetmel on omad riskid, need tuleb loomulikult läbi kaaluda ja kui need riskid on liiga kõrged, siis ka ei saa käendada. Aga siis ka ei tule see äriplaan tegelikult kokku. Diana Ingrenen. Jaa, aitäh. Ma tahtsin küsida niipidi, et nagu härra Aaviksoo ütles, et Teaduste Akadeemia ei saagi tõenäoliselt operatiivselt ju kogu aeg sellesse protsessi sekkuda, aga et kuidas teil see koostöö teadlastega ja selle ala ekspertidega on, et kas kogu see pädevus on siis EISA poolt mõeldud, et on kaetud või kuidas see toimub? Jaa, loomulikult finantssektori või finantspoole pealt on teadmine EISis ja me tahame kaasata ka siis rahvusvahelist eksperti energeetikasektoris. Mul on hea meel, et meil on Teaduste Akadeemiaga pidev koostöö. Meil on regulaarsed kohtumised Teaduste Akadeemia energeetika komisjonis Jaak Aaviksoo juhtimisel. Just hiljuti Einari Kisel, kes siis on ministri teadusnõunik TalTechist energeetika teemadel eraldi veel seda silda looma juurde võetud, tutvustas energeetikakomisjonile energiamajanduse arengukava ja plaane ja ka minu arust homme hommikul me käime läbi seda viimast elektri hinna arvutust, mida me tahame ka avalikustada, me lihtsalt tahame enne partneritega üle käia, et oleks kõik selge. Et tegelikult meil on seda
jah, et me oleme seda koostööd, me oleme selle tagasiside võtnud endaga kaasa varasematest ja oleme seda koostööd tihendanud ja võtame igat head nõu kuulda ning kujundame otsused läbipaistvalt ja niimoodi, et neid on võimalik selgitada ja ka mõista teistel osapooltel, et miks me ühe või teise lahenduse valisime. Proua Poolamets, on replik või küsimus? Küsimus hea, et te ütlesite, et juhitav energia on vältimatult vajalik, siis peaks ju juhitavate energiaallikate arendamine ju praeguses olukorras olema seatud prioriteediks, et siis millised konkreetsed tegevused on selleks plaanis ja millises mahus juhitavate energiat on kavas siis arendada, aitäh? Jaa, juhitava energiatootmise tagamine on meil selge prioriteet. Seal on veel, siin on veel, ütleme, alateema või kõrval, ta ei ole kõrvalteema. Lisateema on kriitilise taristu kriisikindlus, et millele me oleme ka nüüd järjest rohkem ressursse suunanud. Näiteks siin Elering tegi just täna avalikult teatavaks, et teeb uue kriisijuhtimise keskuse, et mis siis on, ütleme, tagab senisest paremini siis selle erinevates olukordades nende võimekuse süsteemi juhtida. Et nagu näha, kõik need projektid, elektrisüsteemi sünkroniseerimine, muud asjad, et need on meie elektrisüsteemi muutnud tugevamaks, et me peame tegelema kõikide nende elementidega. Aga jätame selle kriisikindluse praegu kõrvale. Lihtsalt tahtsin selle veel juurde tuua, et see kuidagi jääks mulje, et sellega me ka ei tegeleme juhitavate võimsustega. Meil on olemas praegu juhitavad võimsused, millel on siis oma prognoositud eluiga. Nüüd praktika on tõe kriteerium, et nagu me teame, energiamajanduse arengukavas on kirjeldatud, need põlevkivi elektrijaamad, enamik neist on juba eakad ja vajavad väljavahetamist. Ja see ongi vaja järgmise 10 aasta jooksul ära teha. Esimene hange uute juhitavate võimsuste saamiseks lõppes eelmisel aastal. Sellele eelnesid pikad protsessid. Sealt tuleb meile juurde umbes, kui ma nüüd ei eksi numbritega, 188 megavatti gaasijaamu ja siis tuleb akusid ka juurde. Et seal see hanke disain oli selline, et sinna võisid tulla ka aku ei tooda elektrit, aga ta pakub seda juhitavust. Nüüd see Eleringi number, see 2100 megavatti aastas 2035 sisaldab kogu seda tervikut, sest Eleringil on elektrisüsteemi toimimiseks on vaja juhitavat võimsust nii sekundites kui ka nädalates. Ehk siis seal see on selline tervikmõõdik, mis siis mõõdab kogu vajadust. Et meil on üldistatult on meil umbes 1000 megavatti uut juhitavat juurde vaja olemasolevat asendamiseks ja siis tipukoormuse katmiseks. Sest tegelikult need prognoosid, mis ka Eleringi aruannetes läbi käivad, et tipukoormuse prognoos, ta kasvab meie ühiskonna kasvades ja meil selle aasta tipp tuligi umbes selline, nagu oli prognoositud. Et siin vahepealsed talved olid nagu soojemad, et siis ta tipukoormus ei tulnud järgi, aga nüüd tuligi, et tegelikult need prognoosid peavad väga hästi paika, et me peame ka arvestama nende külmemate talvedega. Ja umbes 1000 megavatti me teeme täpsed analüüsid, et Elering neid praegu on tellinud, meil on vaja tõestada ka Euroopa Komisjonile, et meil on seda juhitavat võimsust vaja, mis mahus, kuidas see tuleb, me teeme turuosaliste konsultatsioonid ja siis need hanked ka tulevad, et me otsime erinevaid võimalusi, aga kindlasti on vaja sellise suurema mahu jaoks sellist riigiabi luba ja sellega me tegeleme eraldi. Senikauaks, kuni uued juhitavad tulevad, peame olemasolevad alles hoidma. Need on vaja alles hoida, need on vaja hoida töökorras ja selle jaoks on meil ka ju see saartalituse meede, mis siis sellest aastast käivitus. Nii, härra Alas. Aitäh, et kaheosaline küsimus. Esimene hästi lihtne, et kahju muidugi, et siin poliitikuid ei ole, et vastutavaid poliitikuid hetkel ministeeriumitest, et kahju jah, aga ütle eksperdina, kui palju sa usud, et see meede reaalselt tööle läheb, et me ka aasta pärast siin sinult või mõnelt ministeeriumi poliitikult küsime, et kas see reaalselt töötas, tõi ta reaalselt ehitusse mõne uue taastuvenergia tootmise. Et see on nagu üks pool ja siis teine pool on see,
et nagu kahjuks kas vastutavad või mitte poliitikud kogu aeg siin laua taga, igaüks räägib oma juttu ja tegelikult oleks ju väga lihtne, et igapäevaselt teha selline väike arvutusmoodul näitamaks, kui palju lisada mingit tootmisvõimsust tolle hetke turuhindadega, et siis meil lihtsalt igaüks ei käiks rääkimas, vaid saaks reaalselt vaadata, kes tahab üldse teada päris andmeid, et kui palju üks või teine tootmisvõimsus tollel päeval tooks hinda alla, siis äkki lõpeb see selline vedamine nagu luikhauge vähk erinevates suundades ära, et kas selline asi on plaanis olnud ministeeriumil ja kui jah, siis millal? Aitäh! Ma alustan teisest, seda teist oleks jube keeruline teha, et see elektrituru arvutusmudel, ma tean, lihtsustatud lähenemisi on seal tehtud, et mõnikord, et üks jaam või teine jaam, aga tegelikult need mudelid nagu teevad väga keerukaid arvutusi, mitmeid stsenaariume paralleelselt ja siis teevad ümber arvutusi, et tegelikult kui vaadata seda, mina iga päev vaatan seda Nord Pooli hinda, et kui sa vaatad, alguses tuleb selline niimoodi eeltulemus ja siis pärast tuleb järgmine tulemus, see on oma põhjus, et ta vaatab, et kogu aeg, et meil oleks see varustuskindlus tagatud. Suures plaanis. Jah, et suures plaanis saab lähtuda nendest nii-öelda LCOV ehk siis Levelized Cost of Electricity, mis siis on selline pikaajaline hind, mida see tootmisseade vajab nendest arvutustest. Neid maailmas regulaarselt tehakse ja sealt on üsna hästi näha sellised suurusjärgud, et mis hinnaga peab tootma päikesepaneel, et ta oleks investeeringuna tasuv, mis hinnaga maismaatuul, mis hinnaga meretuul, mis hinnaga muud elemendid. Et ütleme, reaalajas seda teha on keeruline, aga sellist neid tootmishinna vajaduse tulpasid on võimalik tekitada. Et meil on just valmimas, me tellisime mahuka elektrihinna analüüsi, seda teeb meile EA Energy Analysis koos Energexiga, et me sealt saame sellised väga palju seda, mis sa küsisid kätte, et me tahame sellega ka välja tulla, aga me kõigepealt teeme veel teatud ringid partneritega ära, et oleks selge ja et meil oleks ka kõik küsimused kaetud. Et need praegu paralleelselt käivad. Ja vabandust, see esimene küsimus oli. Et kas see meede tegelikult töötab? Ametniku aus arvamus, et poliitikud tasub ära unustada. Et toob see tootmisvõimsust aasta pärast on tehtud uus pakkumine reaalselt? See sõltub palju sellest konkreetsest äriprojektist. Mina arvan, et sellest on abi. Ja miks ma seda arvan, et see ei ole ka ainult meie enda oma, et meil kui me vaatame teiste riikide kogemusi, et näiteks Rootsi tegi sarnase käendusmeetme, tõsi küll tuumaenergiale, aga nendel on ka võimalik tuumaenergiasse kohe investeerida. Meil ei ole. Et tuumaenergial tegi sarnase meetme, seal oli küll muid komponente juures, aga selline laenu osa seal oli sees. Et selliste suuremahuliste energeetikaprojektide puhul, need summad on nii suured, et ka see oma kapitali osa läheb suureks, finantsasutused, et üks ei saa seda kõike võtta, et tegelikult tal on oma koht seal. Aga kas see nüüd kõik tuleb kokku, see sõltub palju sellest projektist. Et mina arvan, et sellest meetmest on kasu. Aga me oleme olukorras praegu, kus meil on ENMAK meie energiaportfelli üle selget vastust ei anna. Meil eelmise aasta katse luhtus, arukalt või mitte arukalt, see ongi nüüd siis erinevate, vägagi radikaalselt erinevate seisukohtade küsimus. Ja nüüd ütleme, et 4. kvartalis oleme valmis miljardeid eurosid panema, tähendab karantiina, selgust omamata, kui palju me seda portfellis saada soovime, mis me tegelikult kavatsus on, olgu ta siis, jätame kõrvale selle tuumaenergia selles loogikas, aga meretuule puhul. Aga mul on küsimus proua Klaasile. Nüüd Euroopa Liidu tööstusministrid tegid ETS reformi üle, oli vist 10+ või paar ministrit veel hiljem ka ühines, tegid ka märgukirja. Eesti Vabariik valitsuse näol sellega ei ühinenud. On teil teada ka miks või kas seda arutati, kas meile pakuti ühinemise või hilisema liitumise võimalust või mitte, et meiega ei peetud mõistlikuks dialoogi pidada või see oli mingi sisuline kaalutlus, et me seda ei pidanud otstarbekaks? Ja Eesti oli üks esimesi tegelikult, kes Euroopa Liidus laua taga välja ütles selle, et heitkogustega kauplemissüsteemi ühiku hindade stabiliseerimiseks tuleb midagi ette näha.
selleks, et need hinnad oleksid etteaimatavamad. Nüüd kogu selle ETS-i süsteemi osas tegelikult liigub väga palju erinevaid positsioonipaberid Euroopas ja iga positsioonipaberiga ei ole mõtet liituda, sellepärast et võib-olla ta ei esinda kõiki huvesid, mida Eesti siis sellest positsioonipaberist näha soovib, et ütleme, kohati on näiteks mõned positsioonipaberid kirjutatud selliselt, et mis võivad anda tõlgendusruumi, et me, ma ei tea, näiteks oleksime toetanud samaaegselt piiri, mis on see CBAM, eks ju, CBAM-i laiendamist ja seda me kindlasti ei näe, et me seda CBAM-i laiendamist tahaksime näha. Aga samal ajal on siis muud positsioonipaberid ühesõnaga, iga kord on see eraldi arutelu koht, et kas see esindab 100% meie huve või mitte ja me kindlasti ei liitu selliste paberitega, mis kuidagi võiks Eesti huvidele vastu seista. Kas teie meelest või valitsuse, ma ei tea, ministeeriumi meelest, eks ole, hindasite see Euroopa Liidu tööstusministrite kiri ei oleks kooskõlas või oleks eeldatavalt kooskõlas Eesti positsiooniga? Ta laias pildis ei olnud 100% tagatud jah, et me saame nendest kõikidest punktidest ühtemoodi aru. Suudate seda konkretiseerida ka näitena, milline punkt võiks viia meie seisukoha meelevaldse tõlgenduseni? Nii täpselt mitte, aga kuna kui ütleme, et laiemalt, et kuna me ei vaata heitkogustega kauplemissüsteemi või tööstuspoliitikat isolatsioonis, et tegelikult mõjutavad väga mitmed regulatsioonid, direktiivid, seda ühtset seisukohta, siis ei ole mõtet rutata nende erinevad paberitega liitumisel. Mis on oluline, on see, et mis läbirääkimistel laua taga, mis positsioonid siis riigi nimel välja ütleme. Ja juba need positsioonid, mis meil tegelikult varasemast on juba olemas, on see, et me oleme algusest peale Eesti väga selgelt, sõnaselgelt on öelnud seda, et investeerimisvõimekust hoida ja anda etteaimatavust siis ettevõtetele investeeringute tegemisel, see hinnastabiilsus on üks võtmekohti. Ja see on olnud meil juba aastaid, see sama seisukoht. Et see nagu jätkuvalt on see, mida me siis ka kõiki nende aastate jooksul tegelikult oleme väljendanud. Aga küsimus on selles, et 2020. aastal, kui FIT 55 komisjon tegi analüüsi, siis see hinnastabiilsuse koridor või tuleviku perspektiivis, mis tehti, ma ei tea, eks ole, siis oli seal 20 €, kui ma õieti mäletan, eks ole, tonni hind. Nüüd oleme kujunenud välja 19. aasta analüüsis, millega Stockholmi instituut tegi Eesti maksumuse sellele rohepöördele. Nüüd oleme jõudnud siin, eks ole, 80, ütleme nõnda, 2050. aastaks räägitakse siin 300 € tonn, eks ole, kuni 600 € tonn, kui vaadata, kes siin on, need siin ei saru, ChatGPT-ga teha, eks ole. Aga küsimus on nüüd selles, et mis siis on Eesti positsioon, täpsemalt, kui me teame, et mis ei ole meie positsioon, mis võib meid lõksu viia, millest on mõistlik hoiduda. Aga mis siis meie positsioon on, kui me teame, et mingid asjad nagu negatiivselt me teame, et need ei ole meie positsioonile vastavad. Siis riikidel on praegu, kui ma saan aru, et me laua taga väljendame oma seisukohta, aga praegu terve mõistus ütleks, käib väga aktiivne majandusdiplomaatia ja riikidevaheline diplomaatia. Ülemkogu on juba ju lõppseisukohad, kus kujundatakse. Mitte lõppseisukohad, aga see seisukohad on ju. Riigid konsulteerivad. Kas me taotleme, osad riigid, mõned riigid on vähemalt avalikult deklareerinud, taotlevad ETS-süsteemi praegu peatamist praeguse olukorras. Väga selge sõnum. Osad taotlevad, eks ole, nii-öelda ühetaolise makse kindlaks määramist, osad taotlevad olemasolu süsteemiga jätkamist sellisel kujul, eks ole. Et siin on ju niisugune rida erinevaid osad taotlevad lisaühikute mahu turule toomist, eks ole, täiendavalt komisjoni poolt. Et mis me tegelikult siis, kui me ütleme prognoositavus, milline on see meetod, mis on see modus operandi, kuidas seda prognoositavust saavutada, kas see prognoositavus tähendab, et me pole tänase hinnaga rahul. Et mis see mitte prognoositavus tähendab, sest kui ma loen härra Sutt niimoodi ütles, et ETS-süsteemist loobuda ei saaks, kuna see toob ka maksutulu, mis puudutab siis tegelikult, eks ole, emissioonikaubanduse tulusid, mis eelarvesse laekuvad. Et mis tähendab prognoositavuse saavutamine? Kas see on ETS-süsteemi lõpetamine, on see ETS-süsteemis siis ütleme olemasoleva hinnataseme allapoole korrigeerimine või olemasoleva hinnataseme kuidagi fikseerimine?
millise mooduse kaudu valitsus kujutab ette, sest täpselt samamoodi, et kui me jääme nii üldiseks laua taga, kui Euroopa Ülemkogus, siis see on prognoositavuse saavutamine võib olla vägagi erinevate meetoditega saavutatav. Ma võib-olla täpsustan seda protsessi ka, et me kõik saame ühtemoodi aru. ETS direktiivi ülevaatus oli siis juba varasemalt Euroopa Komisjoni tööplaanis ette nähtud selle aasta suvel. Nii et direktiivi muutmise ettepanek eeldatavasti praegu komisjoni ajakava kohaselt tuleb kuskil juulis. Ja kui nüüd ülemkogus toimub laiemalt Euroopa Liidu konkurentsivõime arutelu, siis see ETSi süsteem on seal nagu üks väike osa. Et see konkurentsivõime koosneb mitmetest teistest elementidest ja on oodata, et ülemkogu ei lähe väga detaili ETSi osas mingisuguste suuniste andmisele direktiivi ülevaatuseks. Mida ta tõenäoliselt annab, seda näeme koha peal, kui ülemkogu lõpuks toimub, aga mida ta tõenäoliselt annab, ongi just see ootus hindade stabiliseerimisele. Et mida ettevõtted siis välja on toonudki, ongi just see, et kui hinnad üks päev on kuna hindade volatiilsus on nii suur, et on raske selle vastu siis teha neid konkreetseid investeerimise plaane. Küll aga, mis väga selgelt laua tagant kostub hoolimata sellest, mida meedias kirjutatakse, siis ETSi süsteemi lammutamist ei soovi keegi. Kui me vaatame näiteks viimast Eurelectricu pöördumist peaministritele, riigijuhtidele, Eurelectric on siis selline elektritootjate hääl Brüsselis, koondab 3500 erinevat elektritootjat üle Euroopa. Ja nad ütlevad väga selgelt kahte asja. Esiteks ütlevad seda, et kutsuvad üles regulatiivsele stabiilsusele. Et kui me oleme regulatsioonidest teatud suuna valinud, siis kõige hullem, mida me saame ettevõtetele teha, on see, et kui me üks päev mõtleme ühtepidi, teine päev mõtleme teistmoodi. Sellepärast regulatsioonide vastu tehakse investeeringuid ja elektritootjad näiteks ja kogu tööstus laiemalt on teinud väga palju investeeringuid selleks, et oma tootmist puhtamaks viia. Ja nad kutsuvadki üles regulatiivsele stabiilsusele just selleks, et neid investeeringuid kaitsta. Ja teine, mida Eurelectric väga selgelt ütleb, on see, et ETS on Euroopa kliimapoliitika üks nurgakivi ja seda fundamentaalselt muuta ei tohiks. Ja ma usun, et see pärast seda ka meie elektritootjatega seda sama seisukohta arutasime, et tõepoolest investeeringuid saab teha stabiilsetes tingimustes. Nüüd seisukohtadest. Praegu see suund, kuhu siis Euroopa Komisjon selle ETSi direktiivi ülevaatusega läheb, on raske lõpuni näha, et me küll nagu ikka häid läbirääkimisi saab pidada siis, kui see ka koridorides ja mitteametlikes vestlustes infokilde praegu kokku korjada, aga lõplik tõde direktiivi selgub siis, kui juulis direktiivi muutmine laua peale pannakse. Aga seal on tõepoolest mitmeid elemente hinnastabiilsuse tagamiseks. Ma arvan, see peamine mehhanism saab olema turustabiilsusreserv ja turustabiilsusreservi kaudu siis ühikute koguse reguleerimine turul. Ja ühikute kogus siis mõjutab selgelt ka nende ühiku hindasid. Mida vähem ühikuid, seda kõrgem hind, mida rohkem ühikuid, seda madalam hind. Ja mis puutub hinda, et siis kui vaadata neid prognoose, siis Euroopa Komisjoni prognoos, mis need mõjuhinnangus kasutasid, kui oli Fit for 55 pakett, siis nad eeldasid, et keskmine hind aastal 2026–30 on vahemikus 45–70 eurot ja prognoositav süsiniku hind 30. aastal on siis vahemikus 50–85 eurot. Ja kui me vaatame seda tegelikku hinda, siis ajavahemikus 2021–2025 on see süsiniku hind olnud kuskil, ma väga täpne number, 71,09 eurot. Ehk et ta tegelikult vastab suures plaanis selle komisjoni
nii-öelda mõjuhinnangule, aga mis ta probleem on see, et ta kõigub, eks ju, et ta kõigub sellisel määral, mis teeb ettevõtetele keeruliseks investeeringute planeerimisel. Nii et me igati toetame seda süsteemi ülevaatamist, aga mis mehhanisme selleks kasutada. Et selleks meil on vaja ikkagi koostada konkreetsed vabariigi ühtsed seisukohad. Ja seda, ütleme, me saame seda teha siis, kui me juba teame täpsemalt, mis ettepanekutega komisjoni lauale tuleb, aga ütleme juulist edasi ajaraam, eks ju, et kui me täpsemalt teame, aga seniks ütleme Euroopa konkurentsivõime kontekstis see, mis puudutab siis ETS-i, on tõesti hindade stabiilsus peamine element, aga jah, et seda, et ETS-i süsteemi täiesti kaotatakse või lammutatakse, see on ebarealistlik, et seda me ei näe, et see oleks juhtumas. Jah, ma vaatan 2020. aasta Euroopa Komisjoni ETS-i maksumusanalüüs 2026. aastal nägi ette 20 eurot tonn, tegelikult oli 2 eurot tonn. Aga härra Alasel repliik või küsimus? Aitäh. Et öeldakse, et kuskil 70% sellest ETS-turust on nagu tootmistega seotud ja 30% kujuneb kuidagi finantsturgudel või mingite pankade ja muude finantsasutuste kaudu see hinnast, et kas on Euroopas täna eesmärk, et see spekulatiivne osa ikkagi vähendada, sest see on märkimisväärselt suur. Üks asi on hinnastabiilsus, aga teine asi on, ma saan aru, et seda hinna mittestabiilsust see tekitab, et kuidas sellest spekulatiivsest osast, eriti Ukraina sõja alguses oli seda märgata, kui suur see oli, et lihtsalt kui me sellest lahti ei saa, siis see süsteem lendab õhku, ehk siis inimesed lihtsalt lõpetavad selle täiesti ära. Euroopa Liidus karta on, et väga ruttu peaks sellest spekulatiivsest osast lahti saama. Mis seisukohad on? Aitäh. Ja mul tuli meelde ka üks unustasin ühele aspektile vastamata, mis ma arvan, selle täiendab seda küsimust ka, et seda, et see ETS muutuks nii-öelda maksuks, et ütleme, seda maksuna selles mõttes ei saagi käsitleda, et on 100% välditav kulu ettevõttele. Et kuna see süsteem on üles ehitatud selliselt, et ta stimuleerib nii-öelda puhaste tehnoloogiate kasutuselevõttu ja mida kiiremini neid puhtaid tehnoloogiat kasutusele võetakse, seda vähem seda kulu tuleb kanda. Ehk et on 100% välditav kulu. Nüüd see, et mis puudutab siis finantsturgusid ja nende heitkogustega kauplemissüsteemi ühikutega kauplemist, siis see, et seal saavad osaleda ka finantsasutused, on loodud väiksemate ettevõtete kaitseks. Ja see loogika on selline, et kui see direktiiv nagu ütleks seda, et ainult nii-öelda need konkreetsed ühikute kasutajad ettevõtted saavad turul kaubelda, siis tähendab see, et iga ka väiksem ettevõte peab tegema oluliselt suuremaid kulutusi selleks, et neid vastava kompetentsiga inimesed omal tööl hoida, kes siis oskaksid seal kauplemisturgudel kaubelda, õigetel hetkedel neid ühikuid osta, õigetel hetkedel nagu müüa. Ja selleks on loodud see, et ka finantsinstitutsioonid saavad seal turul osaleda selleks, et neid kulusid väiksematele siis ettevõtetele ja tootmistele vältida. Ja see nii-öelda spekulatiivne osa, seda on arutatud nõukogu laua taga küll, aga ei ole selgelt nii-öelda välja toodud seda, et see spekulatiivsuse või spekuleerimise osakaal on see, mis seda hinda selliselt kõigutab, et pigem nagu mitte. Et kui seda nii-öelda finantsasutuste osalemist piirata seal, siis see pigem tegelikult just Eesti suurusele väiksemale riigile paneb keerulisemasse olukorda just need väiksemaid ettevõtted, kes siis peaksid ise kogu seda kompetentsi üles ehitama, et osata seda ise teha. Härra Laats. Jaa, aitäh. No ma küsin üle, et nii nagu siin laualt juba käis läbi, et Euroopa Komisjon hakkab ETS-süsteemi arutama siis kuskil suveakul või suvel.
Ja mina kujutan ette, et selleks ajaks peaks ikkagi riikide nii-öelda seisukohad olema ka teada ja nii nagu te mainisite, siis ka mainisite, et ka meie valitsusel ikkagi võiks ühtne seisukoht nagu kujuneda ja selle me peaksime ka esitama. Nüüd sellest lähtuvalt küsingi, kas sellega on nagu probleem, et meil ei ole valitsuse ühtset seisukohta? Teine pool, et kas meil on üldse seisukohta valitsuse poolt? Ja kui see seisukoht on olemas, et millisena siis meie valitsus praegu ETS-süsteemi näeb tulevikus ja kas vastavad siis analüüsid on tehtud, nii kas või võtame, et võib-olla on seal mitu stsenaariumit kogu selle ETS-süsteemis, kui põhjalikult on selle teemaga üldse tegeldud, aitäh? Ja aitäh. Seda ma võin küll täie kindlusega öelda, et kompetents ja valmisolek läbirääkimisteks on meil väga kõrge. Et seda ei pea kartma, meil on väga head eksperdid, atašeed olemas Brüsselis, kes tunnevad väga hästi seda süsteemi, teavad, kuidas läbirääkimisi tehakse ja väga hea kompetents on olemas ka ministeeriumis. Nüüd on selge see, et neid stsenaariumeid võibki olla mitu, see on tõsi, et kas või juba hinna stabiliseerimise poole pealt on ka neid nii-öelda mehhanisme mitu, mida võib kasutada. Ja me oleme ka riigihange siin läks välja, ma pakun, kui ma peast ütlen, kuskil 2 nädalat tagasi selleks, et põhjalik analüüs kogu ETS-i süsteemi toimimise kohta teha. Et me saaksime sealt võimalikult head andmed ja alused läbirääkimiste pidamiseks, sellepärast, et mida rohkem me Eesti oludele vastavaid andmeid suudame esitada ja seda analüüsida, seda tugevamad on ka Eesti seisukohad. Ja see analüüs saab olema, ma loodan, et sinna tulevad häid pakkumisi, et nii ülikoole kui ka siis teisi konsultatsiooniettevõtted, kes meil turul toimivad. Ja see annab meile väga hea alusega juba selleks, et turu osalistega me juba kõnelused ja arutelud käivad, et kuhu suunas need arutelud Euroopas minna võivad ja kuidas see siis ühte või teist moodi mõjutada võiksid. Nii et koos nende ettevõtete konsultatsiooniga ja siis tellitava analüüsiga, ma loodan, et me saame sealt väga hea aluse siis valitsuse seisukohtade ja riigi seisukohtade kujundamiseks, millega siis läbirääkimistele minna. Ja seniks, kuniks me ei ole seisukohti uuendanud, me lähtume nendest seisukohtadest, mis on siis varasemalt ETS-i kohta kinnitatud ja vastavalt sellele siis me oleme ka oma seisukohad, mis puudutab siis hinna stabiliseerimist ka välja öelnud, mis siis vastab riigi poolt kinnitatud seisukohtadele, et see on vajalik ettevõtete investeerimiskindluse hoidmiseks. Nii, ma küsin nüüd ära Uigalt, et teeme niimoodi mõnusasti rondoo luules. Aga küsimus on selles, et kui ma saan aru, maismaa tuuleparkide välja kuulutamine oksjon on siis 1 teravatile, mis kavatsetakse siin teha, ma ei tea, lähemata nädalate või kuude jooksul, kui ma õieti sain aru. See volitus energeetika- ja keskkonnaministrile anti, et seda oli valitsuse poolt. Seal oli vaja teatud administratiivset protseduuri teha, et määrus jõustada. See on lähinädalate küsimus, see sõltub sellest, kuidas üks valitsuse määrus riigi teatajas avaldatakse ja nii edasi. Okay. Et 1 teravatt-tund mahus suurendamisega võimalusega kuni 2 teravatt-tunni mahuni. Ja ma saan aru, et selle mitmeks aastaks selle tagatise aeg siis on, see on siis mida tagatakse siis toetust? Nagu varasematel sellistel skeemidel 12 aastat. 12 aastat. Ja kui ma loen, et see on, kui on kuni, ma lugesin, et kui on kuni 2 teravatti, see kas tuleb, sõltub pakkumise ettevõttest, kas tuleb, eks ole. 2 teravatti. Ja ka ma saan õieti aru, et maksimaalne toetus on 20 eurot megavatt. See on nüüd mitmetasandilised, me oleme sinna ehitanud juurde sellised mitmetasandilised piirajad, et minimeerida seda makstavat toetust ehk siis kulu tarbijatele. Et seda taastuvenergia tasust tarbijatele arvel rahastatakse. Ja tegemist on vähempakkumisega, maksimaalne hind, millega saab pakkuma tulla, ma nüüd kirjeldan põhjalikult selle ära, on 45 eurot megavatt-tunnist. Ja maksimaalne toetuskoridor, mida saab küsida, on 20 eurot megavatt-tunnist. Ehk siis juhul, kui tuleb pakkuja, ütleb, et 45 eurot megavatt-tunnist, turuhind on üle 45 euro megavatt-tunnist.
toetust ei maksta. Turuhind on 25 eurot megavatt-tunnist, saab 20 eurot megavatt-tunnist, turuhind on 10 eurot megavatt-tunnist, ikka saab 20 eurot megavatt-tunnist. Ehk siis ta on nagu mitmelt poolt piiratud. Ja loomulikult pakkujad saavad ka tulla madalamate numbritega. Et lihtsalt siin on need mitu piirajat on vahel just, et minimeerida seda kulu. Ja toetust ei maksta, kui hind on kõrgem kui see pakkumushind. Aga kui ma teen siis tehte ära, mitte et see kindlasti võib olla ujub vastavalt sellele hinnakoridorile, on siis kokku 20 eurot megavatti pealt maksimaalne toetus ja seda siis 12 aastaks, see on kokku, korrigeerige mind, 20 korda 12 on 240 miljonit eurot ja 2 teravati puhul see kahekordistub 480 miljonit eurot, oma mõttekäik korrektne. See võib efektiivselt olla madalam seoses sellega, milline on turusituatsioon. Just, et hinnanguliselt ongi see väljamakse sellest on umbes pool. Ehk siis mitte 20 eurot megavatt-tunnist ei ole see efektiivne toetusmäär, vaid 10. Seda me oleme vaadanud ajalooliste andmete pealt, et meil see tuuleenergia toodang ei ole alati nullhinnaga tundidel, seda me näeme rohkem meediapildist, et ka siin talvisel ajal, kui meil oli väga külm periood, oli tuuleenergia toodangut teatud päevadel oli märkimisväärselt palju, siis ei olnud hind nullis, meil oleks väga hea meel olnud, kui oleks hind olnud nullis ja ma arvan, ka see väike toetus selle eest ei oleks olnud palju. Aga kuidas te kommenteerite, ma vaatasin haridusminister Eesti 200 esinaine Kristina Kallas ütles, et arvestusi ei ole esitatud valitsusele, et tegelikult sellised maismaa tuuleparkide ulatuslikud doteerimisskeemid hinda alla tooksid, et need ei too hinda alla ja ainult siis, kui tegelikult tekkis sellele, mis oli see akumulaatorpargile see CEF-i kiri, jõuame selle juurde ka, mis see CEF-i kiri endas sisaldab, siis tegelikult korraga nüüd selgus, et need arvestused on olemas. Kas mingid arvestused siis eraldi valitsusele esitati või mille puudumist kurtis haridusminister ja kas siis need pärast üle-eelmise nädala kriitikat mingid täiendavad arvestused tekkisid? Ma nüüd ei saa konkreetselt teise inimese eest kommenteerida, ma selgitan, mida meie oleme esitanud, et nii nagu on ka läbi käinud meediast, meil see skeem oli ette valmistatud juba eelmise aasta keskpaigaks ja seal olid selle jaoks on siis pikad põhjalikud õiguslikud dokumendid ette valmistatud valitsuse jaoks, seal on mõjuanalüüsid, nii nagu peab, seletuskirjas on see info olemas, et selle info me oleme edastanud ja nüüd lihtsalt see hind, kui hind ei tule alla, siis ka toetust ei maksta. Et selle skeemi puhul, kui meil kunagi olid skeemid, et igal juhul sai toetust, see 53,7 eurot megavatt-tunnist kunagisest kroonidest ümber konverteerituna, et sõltumata turuhinnast, siis selliseid skeeme meil aastaid pole enam olnud, et juhul, kui turuhind ei tule alla, siis toetust ei maksta ja toetusel on väga tugevad ülempiirid ja see on ka üks põhjus, et miks on arendajaid, kes on ka meedias öelnud, et neile ei ole see pakkumine atraktiivne. See on see teadmine, millega me peame toimetama, aga me ei saa ka seda pakkumist liiga atraktiivseks teha. Et selle skeemi puhul on riskid tarbijale maandatud. Ja, igaks juhuks küsin mõned asjad üle, mis puudutab seda toetusskeemi. Kui on turul valitsevad miinushinnad, kas siis need samad tuulepargid, kes osalevad selles hankes mahus seal teravatt või 2 teravatti, kas nad saavad seda toetust 20 euro ulatuses megavati eest? Teine pool, kui tekib selline olukord, kus hinnad lähevad miinusesse ja neid olukordi on siin ka eelmistel aastatel oleme näinud, on see siis nii-öelda päiksepaistelise ilmaga või tuulise ilmaga, see tähendab seda, et turul valitseb üleküllus, energia üleküllus, hinnad lähevad miinusesse ja siis need miinushindad me hakkame veel peale maksma, kui see nii on. Aga teine pool, ma kohe küsin, et kui me praegu paneme käiku jällegi uuesti toetusskeemid, mis siis nende ettevõtetega saab, kes vaheperioodil on investeerinud energeetikasse, ei ole saanud ka toetusi, ehk siis nad tegutsevad vabalt turul, ehk siis tegelikult läbi selle uue skeemi tuleb päris suur selline X-faktor, mis otseselt mõjutab nende ettevõtete nii-öelda jätkusuutlikkust turul. Aitäh. Aitäh. Kõigepealt võtan selle mure maha. Miinushindadega toetust ei saa.
Nad peavad maha piirama. Just, täpselt. Seda me ei ole rakendanud. Ja tõsi, need miinushinnad tekivadki ja need tulevad mujalt Euroopa riikidest, et mõnes riigis on sellised skeemid olnud, kus makstakse toetust ka miinushindade puhul ja siis need saavad miinusesse minna. Seal on veel mingid erikaasused on veel, aga üldiselt me näeme, et selliseid miinushindu jääb järjest väiksemaks, sest nüüd on ka hinnastatud sisse paremini see tasakaalustamiskulu. Et ka energiatootjatel, nii meil kui ka mujal Baltikumis, ka Soomes ja mujal, et ja kui neil on seal juba see tasakaalustamiskulu on sisse hinnastatud, siis nad ka ei tule sinna nagu nulli pakkuma. Ja see kaotab selle anomaalia ära, et seal võib minna aega, tõsi, Poolas siin me näeme isegi miinushindu. Neil päevahind on ikka seal 100 kandis, aga päeva keskel on teatud hetkel miinushindad, ma vaatan seal neid Nord Pooli neid. Aga meieni need ei ole tulnud, et ega miinushindade juures toetust ei saa ja siis nad peavad ise kas siis osalema mingitel reserviturgudel, teenima lisaraha või siis ei saa toota sellel hetkel. Et see on see süsteem, sest muidu me toetame valesse kohta seda. Just. Nii, iga toetus loomulikult avaldab mõju süsteemis, et siis see ongi see fakt, et ka mingid muud toetused on ettevõtted, kes on muus valdkonnas on ettevõtted, kes on toimetanud, tullakse tehakse uus toetus, siis on keegi, kes on juba toimetanud, tema seda ei ole saanud, et toetust makstakse uutele projektidele, seda toetust. Kui tohib jätkata. Et aga mis mahus praegu on meil siis neid elektritootjaid, ma mõtlen teravatides, mis ei saa toetust ja kuidas siis ikkagi ministeerium näeb seda nii-öelda mõju nendele ettevõtetele, kes selgelt turuosalistena jäävad ju nii-öelda väga halba olukorda. See on üks pool ja teine pool, nagu ma aru saan, siis kui on näiteks see hind seal 0,1 on ju, et ta päris miinus ei ole, aga seal nulli piiril siis toetus saab, on ju. Mis iseenesest jälle igal juhul see null piir näitab üleküllust, on ju. Ja üleküllus meil tekib sellisel juhul ikkagi siis, kui on meil regioonis tuul, on ju, siis on hind all, kui on päike hind all, on ju, talvel seda probleemi ei ole kahjuks, on ju. Võtta, kuidas tahad, on ju. Ja teine pool siis see ülempiir. Kui te tõite välja, et see 45 on see pakkumine, mis võimalik nagu ülempiiri pakkumine, see tähendab seda, et kui tuule siis energiatootjad saavad turul läbi Nord Pooli või mis iganes otselepingut, otselepingud üldse ei teemaks ei olegi praegu, aga läbi Nord Pooli siis näiteks 50-ga, kas tal ei ole siis õigus selle 20 euro toetust saada? Ei ole. Või kuidas süsteem toimib? Jah, juhul kui börsihind siis sellel pakkumisperioodil, see käibki niimoodi selle kauplemisperioodi kaupa, kauplemisperioodid on meil nüüd 15 minuti pikkused, et kui sellel kauplemisperioodil on hind kõrgem, toetust ei saa. Jah, et toetust saab ainult siis, kui on alla, aga nüüd kui ma vastan selle esimese poole ka ära, et nüüd taastuvenergia osas meil on ka taastuvenergia tootmisseadmed, mis on juba olnud toetusskeemis. Nad on sellest 12 aastast skeemist väljunud. Et meil on investeeringud, mis tehakse mingit, on selliste PPA-de vastu, nende pikaajaliste elektrimüügilepingutest. Me ei saa suures mahus ei saa neid teha, aga neid on, et me praegu tahame uusi investeeringuid juurde, aga näiteks siin Eleringi andmetel toetatav taastuvelekter eelmisel aastal moodustas kogu toodetud taastuvelektrist 37%, ehk siis pea 2/3 taastuvelektrist toodetakse ilma toetusteta. Ja need ongi väljunud jaamad juba, nad on tagasi teeninud oma selle investeeringu, nad on teinud reinvesteeringuid, et see toetusskeem muutub järjest õhemaks. Need varasemad, kes said varem toetusskeemi sisse ja ka paljud päiksejaamad veel kuni aastani 2030+ on selles vanas skeemis sees, et see ongi selline süsteem. Need, kes on juba toetust saanud, need lisatoetust ei saa ja ka olemasolevatele projektidele me toetust ei saa maksta ega plaani maksta. Ehk siis tegelikult teil seda õigeid arve ju opereerimiseks ei ole. Et kui te räägite, et 37% on need siis jaamad, mis toetust praegu ei saa ja siis automaatselt lugesid, et need on tõenäoliselt need jaamad, mis on juba toetusperiood on läbi, no siis on tegelikult ekslik, on ju.
et on päris palju jaamu ikkagi, mis on vastu turgu nagu teinud oma investeeringu ja seda arvu tahaks teada, et kui paljudel siis tegelikult on neid jaamu, kes ei ole saanud toetusi, kes on teinud vastu turgu oma investeeringud ja kuidas siis on see, kuidas ministeerium näeb seda olukorda, et mis nende ettevõtetega selles olukorras situatsioonis nagu saab. Seda analüüsi tahaks kindlasti näha. Ma lihtsalt täpsustan, vabandust üle, et 2/3 taastuv elektrit toodetakse ilma toetusteta. Jah. See on väga positiivne olukord taastuvenergia tasu maksjatele ja seal on paljud, kes on skeemist väljunud, ikkagi suurem maht on need, kes on olnud mingis toetusskeemis. On need koostootmisjaamad, tuulepargid, päiksepargid. Meil on teadmisi suurtest projektidest, mis on tehtud turu vastu. Näiteks Sunlyl hakkab valmima suur projekt turu vastu tehtud, aga need skeemid ja kõik on ka olnud teada, et mida riik plaanib teha. Et on tehtud investeerimisotsus, teades, et ei ole seda toetust, siis on järelikult mingid muud tuluallikad mõeldud. Kindlasti on ka teistsuguseid projekte, et meil päris kõikidest neid, ütleme, väiksemasse mahtu minnes on neid jaamu ikkagi tuhandeid. Päris kõikidest meil täpset teadmist ei ole. Meil on sellised tööriistakastid ja süsteemid, nagu meil on, et me igat projekti ka ei ole kunagi lubanud toetada. Et meil varasemalt oli see 53,7 eurot megavatt-tunnist seadusega paika pandud toetusmaht, toetusmäär, kus siis iga projekt sai toetuse ja 2021. aastast me liikusime edasi vähempakkumiste süsteemile. Ehk siis kui vähempakkumisel ei võitnud, siis toetust ei olnud ja investeerimisotsused tuli teha selle põhjal. Aga samal ajal olid ka juba olemasolevad toetustega seadmed sees. Et see on see süsteem, kus me oleme. Proua Poolamets. Ja aitäh, kiire küsimus, et kuna energiahiiud juba ütlevad, et valitsuse tuulikuoksjon on määratud läbikukkumisele, et mis on teie plaan B? Aitäh. Meil on meediast läbi käinud, et on ettevõtteid, kelle jaoks see vähempakkumine ei ole atraktiivne. Me oleme teinud ka oma kaardistuse, et kui palju on potentsiaalseid huvilisi. Loomulikult nad ei ole kohustatud osalema, aga huvilisi meile teadaolevalt on. Ja selle skeemi me tegimegi nende piirajatega, mis ma enne kirjeldasin, et ka tarbijale oleks siis see tulemus kasulik. Et meil on selline skeem ja nii nagu ma ütlesin, me läheme edasi ka juhitavate võimsustega, nendega tuleb nagu nii edasi minna ja teeme selle vähempakkumise ära, vaatame nende tulemuste pealt ja siis kui on vaja edasi võtta järgmise samme, siis on kehtiv energiamajanduse arengukava, selles me oleme öelnud, et me rohkem vähempakkumisi korraldada ei plaani. Mul on küsimus selle kohta, et see CEF-i toetuskiri, mis CEF-i projekte veel Eesti plaanib toetada või ka need konkureerivad oma vahel või näiteks autonoomselt on, kuidas nad on mõeldud? Jaa, CEF on siis, kõigile kuulajatele on siis see Euroopa ühendamise rahastu Connecting Europe Facility, et tegemist on siis nii-öelda Euroopa rahastusümbrikuga, kus siis Eesti eelarvest ära ei võeta. Väga edukalt on sealt raha ära toonud näiteks Eleringi sünkroniseerimise projekt, uued ühendused, olemasolevate ühenduste renoveerimine, et sealt on Elering väga edukalt rahastust ära toonud. Ka Eleringil oleme selliseid toetuskirju väljastanud. Et selleks, et sealt CEF-ist taotleda, peab olema Euroopa ühishuvi projekt. Vesisalvesti see on. Meil on mõnda sellist projekti veel, on transpordivaldkonnas isegi on rohkem neid, et energeetikas seal on teatud lävendid, mida peab ületama, et see vesisalvestrist on piisavalt suur. Aga on seal ka näiteks vähemasti üks meretuulepark on seal Euroopa ühendamise rahastus. Aga seal on eraldi ümbrikud, kus siis saab rahastust taotleda, et juhul kui siis vesisalvesti plaanib sealt rahastust taotleda ja neid toetuskirju me saame väljastada. Midagi siin on praegu nihu. Midagi on nihu, et tõesti kogu hea usksuse ja dünaamika jälgimisele. 12 kuud tagasi oli meil üks kava käigus. Nüüd on meil valitsus langetanud otsuse 3,5 leheküljelise memo pinnal. Olukorras, kus 6 aega tagasi energiamajanduse arengukava tegelikele põhiküsimustele, ja see on ilmavaate silmades, aga Tööandjate Keskliidu hinnangul varustuskindluse ja Enefiti konkurentsivõime osas ja juhitava võimsuse vajaduse osas vastuseid ei andnud. Ja nüüd on ühe A4 osas sellest 3 leheküljest memost
langetatakse otsus taastuvenergia maismaa oksjonitele, mis on siis suurusjärgus 240 miljonit eurot võib maksma minna elektritarbijale taastuvenergia tasu tõusu näol. Olukorras, kus aastas, kokku, kus on hinnatud tegelikult seda siis 12 aastaga, kus on tööandjate keskliik on öelnud, et see subsideeritud projektidega jätkamine tõstab hinda. See oli tööandjate keskliku analüüs, me võime selle vaielda, aga võime selle võtta lauda, eks ole. Ja teine A4 ütleb meile, et 4. kvartalis enne valimisi, valimised valimisteks, aga 4. kvartalis kavatsetakse, me ei tea, kas miljardeid või 10 miljardeid, see määramatu, mingitele projektidele hakata riigi garantiid andma. Ütleme, et see analüütiline loogika, et mis projekte me tegelikult tahame ja milles see garantii tingimused seisnud, on üsnagi üllatav, et seda selles memorandumis, mida valitsus ütleb, et ta heaks kiitis ja meede peaks juba otsustatud ära avada 4. kvartalis, otse kui ei olegi. Et mulle tundub, et siin kui on kuidagi midagi nagu nihu praegu meil, ära Uiga. Jaa, kas see dokument, mida te loete praegu, on siis eelmise nädala memorandum? Jaa, selle pinnalt, mida enne selle esitamist ütles ametsolev haridusminister, et informatsioon ei ole piisav, numbreid ei ole selleks, et öelda, et see on tarbijale sõbralik. Ja nüüd ma eeldan, et siis see pool lehekülge teksti, mis tekkis, pool lehekülge on see valitsuse otsus, on tegelikult siis tekkis see piisav informatsioon. Mina pean tunnistama, et see on lihtsalt otsus blankoveksliga mingite miljardite võimaliku eraldamise kohta, mille puhul mul tekib küll kõhedus, sest olukorras, kus tõesti aasta tagasi väideti, et meretuulepargid on ilma subsideerimiseta on äriplaanina jätkusuutmatud, realiseerimatud. Ja nüüd, kui me ütleme, et miljardeid ollakse valmis maksma neile, võtma kohustusi, et mu küsimus on, millal need kohustused tahaksid võtta, täpsustame need ära Uiga. Millal valitsus kavatseb need kohustused võtta ära, et ma saaksin aru nende miljardite loogikas? Mis see kavatsus on, kui meede avaneb 4. kvartal, kas millal siis lepinguid sõlmitakse? Ma võtan järgemööda. Nüüd tegelikult me oleme selle teemaga käinud valitsuskabinetis mitmeid kordi ja selle konkreetse meetme esmased põhitingimused on ühes varasemas memos antud, et kui praegu vaadata ainult seda eelmise nädala oma, siis võibki jääda mulje, et kuskilt tühjast kohast see tekkis. Et ei, me oleme käinud mitu korda, oleme käinud ka seda maismaatuule vähempakkumist selgitama. Et lihtsalt see konkreetne memo oli eelmise nädala jaoks, et nii nagu sooviti ja selles ajaraamis, mis oli võimalik. Nüüd ma lihtsalt võtan ka selle maha, et kohe lähevad miljardid käiku. See ei ole ka plaan. See käendusmeede on keerukam. Ma arvan, et see väärib eraldi käsitlemist, et lahti rääkida, kuidas mis tingimustel see üldse käiku läheks ja tegemist ei ole summaga, mida peab kohe välja maksma. See käendus töötab siis, seda käendust läheb vaja siis, kui tekib laenu teenindamisega ettevõttel raskusi. Seda ma saan aru, aga ütleme, see on mitte täismahus. Miljardite pealt on ta miljardi puhul, me võime rääkida, on ta raha hinda ajas, mis toob alla poole. Me räägime suurusjärk 500 miljardit ja võime ise siin kalkuleerida, see on kumuleeriv number ajas. Et see on ikkagi, rahaline maht on sellele niisugust tüüpi allkirjal on 100 miljonite väärtus, eks ole. Et siin meil ei ole mõtet seda rääkida, et sellel ei ole mingit tähtsust, siis võiks allkirju need kirjutada riigi poolt välja ükskõik kuhu. Küsimus on, et valitsuse istungi otsuses on meede ja see on miljardite suurusega, avaneb oktoober kuni november. Et millal ta avaneb, kui ta avaneb juba sügisel, mu küsimus on, et millal selle loogika järgi, kui meede avaneb, millal siis sõlmitakse leping, millal see kohustus võetakse, et ajalistest aru saada? Jaa, kui meede, nüüd see meetme avanemise on natuke teistsugune meede kui see vähempakkumine, mida me siin kirjeldasime. Ehk siis see tähendab, et EIS-il tekib võimekus neid projekte hinnata, aga nüüd, kas mingi konkreetse projektiga minnakse lepingusse, see selgub selle projekti läbivaatamise käigus, sest et seal on vaja ikkagi konkreetne äriplaan, kuidas omakapital on plaanitud kaasata, kas on finantsinvestor, kas on rahastajad olemas, mis tingimusi nemad soovivad, kas see üldse läheb kooskõlla sellega, mida me saame pakkuda, sest loomulikult
piltlikult öeldes võidakse soovida, et me garanteeriksime kõik ära, aga meie seda ei saa teha ega taha Ma teha. täpsustan üle, kas see garanteerimine eeldab parlamendi nõusolekut, härra Riigikontroll, ma küsin. Kui me räägime miljarditest garantii võimalikust võtmisest, kas parlament peab sellele andma ka oma heakskiidu eraldi otsusega? Jah, ja kui ma vaatan seda tegevuste ülevaadet, siis selles samas memorandumis on ka viide sellele kohale, kus hinnatakse seda täpselt vajadust aprill, see on see 4. punkt, et siin hinnatakse, millisel viisil seda peab tegema. See on selles samas tabelis punkt 4, mis mul siin silma. Aga siin on öeldud, et mille käigus hinnatakse seaduste täiendamise vajadust. Aga mu küsimus on selles, et seadus on, et niisugune meede võib olla olemas, aga mu küsimus on, kas üksiku otsusele ma räägin miljardites kohustuse võtmisest riigi nimel. Ei, loomulikult see käib ju Riigikogu heakskiidu riigile kohustuse võtmine. Härra Uiga, on see nii ette mitte otsuse tegemine, mida rahastada, vaid garantii andmise kohta. Et kui riik annab garantii, siis see eeldab eraldi Riigikogu otsust. Mitte konkreetse garantii suhtes, vaid õigus näiteks EIS-ile teha mingis ulatuses lepinguid. Tavapärast on selline lähenemine. Juhul, kui EIS-ile pole, EIS-i praegused limiidid seda ei kata. Et selleks tulebki analüüs teha ja valitsuse otsus ei olnud mitte otsus anda kellelegi seda garantiid, vaid otsus, et see meede tuleb sellisel kujul välja töötada, et on võimalik hakata ettevõtetega suhtlema konkreetsete äriplaanide valguses, et mis tingimustel see saaks toimuda. Et need on mahukad protsessid, need käiakse väga põhjalikult läbi. Ja ka see otsustusmehhanism tuleb siis selle käigus paika panna ja kui EIS-i praegused limiidid ta ka praegu saab garantiisid anda. Et kui need ei võimalda sellist skeemi rakendada, siis tuleb ka tulla Riigikokku ja küsida seadusemuudatusteks nõusolekut. Teate, mul öelda ei ole, igaühel on siin oma vaade, aga ma kutsun teid tungivalt üles esiteks niisugusi suuremahulisi kohustusi mitte võtma sellisel kujul, ütleme, valitsuse loogikas. See eeldab parlamendi eriotsust, ma olen veendunud vähemalt praeguse olukorras. Ja vaadake, me võime öelda, et kõik on ette valmistatud. Võimalik, et siin on mingi eelnev dokument veel, aga kui tempoga liigutakse, et loetud kuudega, kui meil, siin on vaade, kas energiamajanduse arengukava annab vastuseid, aga kui on, ütleme, 4. kvartalis meede avaneb, see tähendab, see muutub kasutamiskõlblikuks juba. Siis ma ei tea, mida see avanemine tähendab, aga tähendab, et saab aplikeerida juba ja siis sõlmida lepinguid, eks ole. Et me võime öelda, et on usaldus asjade vastu, aga ma tuletan meelde, et 12 kuud tagasi istusime siin samas kambris ja olid slaidid seinal selle kohta, et on alternatiiv, see on Putin agent, mis ütles meie lugupeetud armastatud peaminister, kes ei tahab segadust ja kaost, kui meretuuleparkide 2,6 miljardit eurot ei eralda. Need inimesed tahavad tagurlased. Laats, võtke ennast kokku. Et küsimus on selles, et ja siis oli tegelikult oli meil niisugune olukord 12 kuud hiljem, kogu ühiskond oli tagajalgadel ja tegelikkuses ainult sellest dramaatikas see ei kuhugi õhku. Nüüd on laual uus meede nende meretuuleparkide kohta, garantiide kohta, mille tingimusi me ei tea. Ma ei taha omistada nagu nii-öelda midagi, tingimus töötatakse välja, aga küsimus on selles, et milles aga otsused garantiisid hakata välja andma on valitsus juba teinud ju. Saate aru? Kuulge, sõbrad, ma loen ette, mida on valitsus otsustanud. Ta ütleb, et ta avab meetme, see ei kohusta ju välja andma. Et meede ei kohusta välja andma, aga meede avatakse. Aga see meede avastakse selleks mitte, et välja anda garantiisid, vaid selleks, et oleks lihtsalt, härra Laas naerab siin, lõbusam veel kõigil. Elu on läinud lõbusamaks, kes nii ütles. Et küsimus on... Ei ole otsustanud, et antakse mingi konkreetsetele projektidele 4. kvartalis välja. Ei, vabandust, ma... Sa proovid siin kokku kirjutada. Ma ei kavatse loomulikult, ma ei väida loomulikult mitte seda, et valitsus oleks oma memorandumis langetanud otsuse mingile konkreetsele projektile väljastada garantii. Valitsus, mida tegelikkuses siis otsustas, on... Teis hakkab välja töötama neid tingimusi. Selle otsustas valitsus. On... Teis oma tööd tekstada. Kuulge, küsimus on selles, et 4. kvartalis kavatsetakse avada tööplaani selle tegevuskava järgi meede suuremahuliste energiaprojektide garanteerimiseks riigi poolt. Olukorras, kus sama tüüpi riigi energiaprojektide osas on öelnud 12 kuud valitsuse, et ei ole võimalik neid teha nii-öelda ilma riigi ulatusliku doteerimiseta, vastupidisel juhul see ei ole majanduslikult tasu. Ja see tegelikult tekitab küsimusi, jah, muidugi tekitab küsimusi. Et
ütleme, et kui jutt on sellest, et valitsuse otsus, et 4. kvartalis sellel aastal peab garantiiskeem juba avanema ja tegelikult see ei tähenda mitte garantiide väljaandmist, vaid see on lihtsalt lõbu pärast avatakse see meede, siis on, ma arvan, on võib-olla avalikkusel loodud illusoorne ettekujutus. Aga loomulikult on küsimus selles, et ma mõistan neid, kes valitsuse senist energeetikakava, neid poliitilisi otsuseid ja nende järjekestvust usaldavad, aga ilmselt on ka neid, kes on skepsisega suhtuvad, kelle puhul see usalduse reserv on minimaalne selles loogikas ja ka analüütiline eeldus nende otsuste pinnalt. Aga tõesti, ma arvan, et on hea, mida härra Uiga viitas, et me palume ka selle varasema valitsuskabineti memo ja need põhitingimused, mis sellele garantiile siis on, ja ma saan aru, et kui palju rahaliselt see, ja kui palju härra Uiga need rahaliselt need garantiid võivad siis olla mahus, kas ülempiiri ka arutati või selles varasemas memos? On need siis miljard, 10 miljardit? See sõltub konkreetsest projektist ja garanteeritakse siis laenu. Ma saan suuremast aru, aga see on võõrkapitali, omakapitali vajadust siis ju ei olegi sellises skeemides või on? On ikka. Omakapital peab olema ka ja siis võõrkapital on siis see ülejäänud osa. Ehk siis, mis on garanteeritud riigi poolt? Osaliselt. Kui suures osas? See ettepanek praegu oli 80%. Ma ütlengi, et tingimused tuleb siis konkreetselt ettevõtte detailsemalt rääkida. Ma lihtsalt tahtsin öelda veel juurde, et iga selline otsus vajab eraldi riigiabi luba. Et sarnane skeem on ka Rootsil, et see avanemine tähendabki, et on võimalik seda dialoogi alustada, aga selle otsuseni jõudmine, kui see otsus tehakse, on pikk tee ja vajab ka eraldi riigiabi luba, mis tähendab, et siis, kui selline on projekt, millega minna seda riigiabi luba küsima, et ka siis ei tähenda, et see projekt selle garantii saab. Aga ma arvan, et see on oluline sõnum ettevõtetele, et riik on valmis selliste projektidega töötama ja leidma lahendusi. Tõsi küll, mitte mis tahes hinna eest, aga leidma lahendusi, et need projektid Eestisse tuleks. No, see on oluline ühiskondliku dialoogi koht kindlasti. Härra Allas. Ja, väike kommentaar, et komisjoni esimehele lihtsalt tahaks meelde tuletada, et täna peaksime riigieelarve kontrolli erikomisjonis arutama seda, et kui palju lähevad maksma need otsused, mis meil tegemata jäävad. Ehk siis neid on aastaid edasi lükatud, tootmine liigub Eestist välja, iga päev kahjum kasvab, igas mõttes meie majandusse see raha enam ei jõua. Ehk et ma lihtsalt kardan pigem seda, et kas need otsused, mis täna on piisavad, toovad need tootmisvõimsused, neid võimsusi on hädasti vaja ja ükskõik, kes on valitsuses või mis iganes poliitik, sellest ju lõpuks ei pääse, kes reaalselt mõelda oskab, nii et nii on, aitäh. Nii, aga otsuseid meil hetkel ei ole. Me loodame, et ETS-i osas me saame mingit selgust, sest me ei saa külgkorvis olla. Me ei saa külgkorvis, ei saa ka Euroopa protsessis osaleda. Et see on kindlasti oluline härra Allas osundus, et me vajame otsuseid, vajame selgust. Aga ma tänan tõesti härra Aaviksod ja härra riigikontrolöri. Ja ma arvan, et need on kindlasti teemad, mis vajavad lähemat analüüsi ja tõesti palume need saate siis tehnilised tingimused nende garantiiskeemide kohta. Et skeemipõhiselt mõista neid siis.